Milleks Eestile kosmos? Siit maa pealt vaadates tundub kosmos midagi kauget, keerulist, kõledat ja ligipääsmatut. Kosmosesse masinate saatmine, kosmose uurimine, üldse kosmosega tegelemine tundub kallis ja vähemalt Eesti jaoks mõttetu luksus. Me ju teame, et Eesti on väike ja mitte eriti rikas riik. Las kosmosega tegelevad teised. Tegelikult ei ole see kõik tõsi. Kui mõõtma hakata, tuleb välja, et kosmos on üsna lähedal. Ta algab umbes 100 kilomeetri kõrguselt. Ka ei ole kosmosega tegelemine lihtsalt luksus, vaid vägagi vajalik. Mitme olulise eesmärgi jaoks lausa ainus võimalus ja annab hoopiski rahalist kokkuhoidu. Televisioonipilt, enda täpse asukoha teadmine, isesõitvad masinad, maa, kliima ja looduse jälgimine, põllumajandus, ilmaennustus, kõik selle muudab kosmose kasutamine täpsemaks, lihtsamaks ja odavamaks. Lisaks muutub ka kosmoses käimine ise aasta-aastalt odavamaks tänu teaduse ja tehnoloogia edusammudele. Enam ei pea maad vaatav satelliit kaaluma tonne. Näiteks Eesti esimene satelliit, pisike EstCube-1, oli märksa võimekam ja töötas kauem kui Nõukogude Liidu ja Ameerika esimesed satelliidid. Kuid mis kosmose juures on veel väga oluline? Kosmos on põnev. Alati on leidunud inimesi, kes ei suuda ühes kohas paigal istuda, vaid peavad tingimata uusi paiku avastama, kus inimese jalg varem pole astunud. Ja midagi uut teada saama. Varasemal ajal avastati jalgsi ja laevadega. Ja nüüd avastatakse uusi paiku rakettide ja robotitega. Kujutage ette, milline tunne võis olla Ameerika astronaudil Neil Armstrongil, kui ta oma kosmoselaeva trepist esimese inimesena kuu pinnale laskus. Inimene, kes esimesena Marsile astub, õpib praegu tõenäoliselt alles koolis või ülikoolis ja ei aimagi, et just tema jalg puudutab esimesena punase planeedi pinda. Kuid kosmoses jätkub avastamist ja uurimist rohkematelegi. 3–6 inimest viibib pidevalt rahvusvahelises kosmosejaamas ja uurivad mitmesuguseid nähtusi, mis kaasnevad kaaluta oleku ehk nullgravitatsiooniga ja vaakumiga. Kas oled mõelnud, kuidas toimub põlemine gravitatsiooni puudumisel, kui soe süsihappegaasi täis õhk ei lähe kuhugi üles ära ja alt ei tule juurde jahedam õhk koos põlemiseks vajaliku hapnikuga? Kuidas kasvavad taimed kaaluta olekus? Kuidas arenevad äädikakärbsed, kui elavad terve elu nullgravitatsioonis? Mida teeb pikem kaaluta olekus viibimine inimesega? Kuidas mõjub pikaajaline kitsas kosmoselaevas viibimine inimese kehale ja vaimule? Marsile lendamine kestab üle poole aasta ja et reis õnnestuks, peab selliseid asju enne teadma. Kosmoses saadud uued teadmised aitavad aga paremaks muuta ka elu meil siin maa peal. Kosmosega saab tegeleda ka maalt lahkumata. Maakera erinevatesse paikadesse on rajatud võimsaid ja põnevaid astronoomia observatooriume, mille teleskoopide abil uuritakse nii lähedasi kui kaugemaid kosmilisi objekte. Näiteks 2019. aastal saadud esimene pilt mustast august tehti maa pealt, mitte kosmosest. Kas teadsid, et näiteks heelium ja infrapunakiirgus avastati hoopis päikesevalgust uurides? Kusjuures katse, millega astronoom William Herschel infrapunakiirguse avastas, selle võib igaüks kodus korraldada. Vaja on vaid päikese või heleda hõõglambi valgust vikerkaareks lahutavat prismat ja kraadiklaasi. Kraadiklaas näitab, et kõige rohkem on soojust seal, kus nähtav vikerkaar ära lõpeb. See ongi silmale nähtamatu infrapunakiirgus. Ka Eesti on kosmosega tegelemisel päris edukas ning kiirelt arenev. Näiteks selle aasta alguses sai teatavaks, et Eesti ettevõtted ja teadlased ehitavad kaameraid ameeriklaste uue kuuprogrammi jaoks. Siin Tartu observatooriumis viiakse kosmosealaseid katsetusi läbi igapäevaselt. Meie teadlased uurivad ka kaugete tähtede ümber tiirlevaid planeete,
ning universumi kõige suuremaid struktuure. Kosmos on suur ja võimaldab uurida asju ja nähtuseid, mida maal ei ole võimalik uurida. Kosmos aitab leida vastuseid ka kõige suurematele küsimustele. Mis on inimene ja mis on meie koht siin universumis? Kas me oleme siin üksi? Mis asi üldse on universum, millest ta koosneb? Kuidas ta algas ja kas talle saabub kunagi ka lõpp? Astronaudid on rääkinud, et alles kosmosest maad vaadates saad päriselt aru, kui hea ja ainulaadne on meie koduplaneet. Kui ainulaadne ja õrn on tegelikult see elu siin maa peal ja kui hoolimatult me temaga siin ümber käime. Kosmos annab meile võimaluse iseennast ja oma koduplaneeti paremini tundma õppida ja oma planeedi eest paremat hoolt kanda.